Tere, mina olen Henrik Leibur ja järgneva pool tunni jooksul kavatsen teile tutvustada imearmsat Tallinna Inglise kolledžit. Loodan, et naudite seda filmi sama hästi nagu lehm heina kevadisel varahommikul Karjamaal. Tallinna Inglise kolledž, endine Tallinna 7. keskkool, asutati 1940. aasta septembris, asudes samasse majja, milles Eesti Vabariigi ajal tegutses Tallinna Prantsuse Lütseum. See Tallinnas Hariduse tänav 3 asunud maja sai lõplikult valmis 9. oktoobril aastal 1937. Tallinna Inglise kolledž asus uude majja Estonia puiestee 10, milleks oli endine kommertsgümnaasiumi hoone 1996. aasta augustikuus. Tallinna Inglise kolledž asub otse kesklinnas südames, kuhu on lihtne ligi pääseda ning vanematel puudub hirm lapse kadumise üle. Spordihoone valmis aastal 2007. Suures kompleksis asuvad 4 rajaga 25-meetrine ujula, suur spordisaal täismõõtmetes korvpalliplatsiga ja ka üks väike spordisaal. Oleme jõudnud Tallinna Inglise kolledži 0 korrusele. Siin asuvad söökla ja puhvet. Sööklas on toiduvalik äärmiselt lai, alustades talupõhjasupist, lõpetades Courgette Stroganoviga. Ka puhvet jäi sööklale millegi poolest alla. Meie puhvetil on ju tervisliku kooli puhveti tiitel. Ja nüüd lähme vaatame seda kõike lähemalt. Terve Tallinn on kursis meie kooli sööklakultuuriga. Ehe eksampel sellest on see taldrikute rivi siin. Vägagi ekstsellentne. Meie kooli sööklas on piimaautomaadid. Siit saab iga õpilane võtta kvaliteetset piima. Näete seda rõõmu, mis paiskub lehma näost. Nii. Imeline. No tere klassivend. Tere. Kuidas läheb? Läheb hästi. Ja kuidas sööb mõistab? Väga häid ätrid. Kas igapäev on sama hea? No ikka. Mulle selge. Aga räägi mulle, mitu kontrolltööd sul juba sellel nädalal olnud on? No, seda umbes 10 vist jääb. Väga hea, õppima peab. See on fakt. Viimane küsimus sulle, noormees. Kumb kool on parem? Kas Tallinna Inglise kolledž või reaalkool? Kõik! Rõõm kuulda.
me oleme samad arvamusel. Väga hea. Aitäh, head istudes. Nüüd lähen. Olgu, head nägemist, härra. Õpetaja, teil on seal vist viga. On jah viga. Tubli, Henri, 5. TIK-is on lihtne häid hindeid saada. Mis õppeainet te annate? Õpetan arvutiõpetust, inglise keelt ja briti kirjandust. Saksa keelt. Mina õpetan siinkoolis, õpetan ajalugu. Mulle tundub, et matemaatikat. Ma muud ei oska. Mina õpetan füüsikat. Kui kaua olete Inglise kolledžis õpetanud? Kokku 6 aastat. Täiesti uskumatu, aga aastast 1989, nii et arvutage ise välja. Teine aasta läheb. Vaikselt lõpusirgele, nii et ei ole eriti kaua. Aga ma olen ise siin õppinud, nii et mul on hea tuttav tunne. Väga väikest aega, alles 3. aasta läheb nüüd saanud. Alates aastast 1993. Kui väga teile siin õpetada meeldib? Väga. Väga. No, peab meeldima, ega muidu ei õpetaks. Meeldib. No pole viga, ikka meeldib. See on Tallinna Inglise kolledži suur saal. Täiega lahe. Siin on kindlasti väga head akustilised omandused. On ehk mõni lugu rääkida, kuidas te siia õpetama sattusite? No tegelikult jah, selles mõttes, et 89 tuli Tallinna 7. keskkooli uus direktor ja siis nad tahtsid hästi palju võõrkeeli sisse viia. Nad ei leidnud ei prantsuse keele õpetajat ega saksa keele õpetajat ja mina sattusin olema direktori naise sõbranna. Ja siis selle kaudu mind toodilgi nagu siia kooli. Alguses ma mõtlesin, et prooviks, kuidas on ja nüüd ma olengi siia jäänud. Jah, mis ta nüüd nii väga eriline on, aga põhimõtteliselt mu enda ajalõpetaja Vello Kuldna siis soovitas nüüd juhtkonnale, et saabus mulle kiri Tiia Johansonilt seoses siis selle rahvusvahelise õppega, et kuna arvati, et ma sobin inglise keeles õpetama ajalugu, et siis sellega seoses. Kätte on jõudnud hetk, mil heidame oma pilgud klassiruumidesse. Inglise kolledžil jagub klassiruumi kõigile. Olemas on nii eesti keele, matemaatika, keemia ning paljud muud klassid. Kõik ruumid on eranditult valget värvi, koos rohelise tahvliga. Mõned klassid on õnnistatud Smartboardi nimelise riistapuuga, mis laseb otse arvuti ekraanile kirjutada. Lisaks eelnevale on võimalik pea igas klassiruumis projektorit kasutada. Kuid vaatame nüüd kogu seda tehnikat kasutuses. Jah, kallid vaatajad, tegemist ei ole 10 ajalehe kihile liimitud tapeediga. See siin on hoopiski tark tahvel, kuid nüüd lähme joonistame sinna pildi. Näete, see on pea. Väga rõõmus nägu. Ja nüüd jätkame oma kunstiteekonda rohelise
sellise vanema tahvli juures. Meie kooli muinsuskaitseobjekt. Joonistame koos. See on pea. Lihtsuses peitubki ilu. Ah jaa, aastaarv oli siis 1955 ja kumusse ma selle nüüd viin. Kuid siiski smartboardi peal joonistada on palju mugavam. Need tahvlid kõlbavad vaid ahju kütmiseks. Oleme looduskaunis kohas. Roheliste tahvlite aeg on möödas. Tere! Tere! Kuule, miks sa siin koolis käid? No aga kus siis veel? Eestis on ju ka muid koole. No aga mis siis? So what? So what, kohe jah. Vaatan, et oled inglise keeles päris kõva. No jah, ega ma vene keeles ei oska öelda näiteks so what. Aga no ega see ei olegi vene kolledž. Aga tead, mis? Räägi mulle ehk midagi huvitavat sellest koolist. Äkki mõni seik, mis sulle meelde on jäänud? Oota, ma mõtlen. Tead, ma mäletan. See oli mingi 6 aega tagasi vist. Oli niimoodi, et matemaatikaõpetaja ütles meile, et kodus jääb töövihikust leheküljed 34–38. Aga kui ma koju läksin ja tikkõppest vaatasin, siis olid 34–41. Ma sain lausa 3 lehte niisama juurde teha. See oli tõsiselt lahe. Ma tõesti tahaks iga päev nii palju töövihikust teha. See on tõsine rõõm. Okei. Aga lähme parem vaatame midagi muud siin kooli peal nüüd. Ja sellega ongi meie ekskursioon Tallinna Inglise kolledži koolihoones läbi. Kuid ettevaatajad veel WC-pausile minna ei saaks, külastame ka meie spordihoonet. Oh sa mu meie, oh sa püha püss, oh sa issanda vibu, mis toimub? Ma saan spordihoonesse seestpoolt ka minna. Oh mind tobukest küll. Kas meie koolil on oma maskott või vaim, kellest kolleegid söögivahetunnil kuulujutte räägivad? Tegelikult mõned räägivad küll, et siin kummitab, eriti need, kes on all keldrikorrusel elanud. Et õpetajate toas, siis kui kedagi ei ole ja öö on, käivad sammud. Aga kooli vaimuks on see loominguline mõtlev õhkkond koolis. Jah,